Tere! Jumal on andnud toorad juudi rahvale 3. kuul, mille nimeks on Sivan. Sellest näeme, et toora on seotud arvuga 3. See ei tohiks olla juhuslik, kuna kõik toora ja käskudega seotud asjad toimuvad jumalikul ettehooldusel. Ka Talmudis näeme, et juudi targad kirjeldavad seost toora ja 3. kuu vahel järgmiselt. Kolmeline õpetus, toora, prohvetid ja kirjutused oli antud kolmelisele rahvale: koeenid, preestrid, leviid, teenijad Jeruusalemma templis ja israellased, juudid ülejäänud hõimudest, 3. kuul, Sivanil. Milles seisneb 3. kuu eelis võrreldes teiste kuudega ja eelkõige esimese kuuga, Nisaniga, kui kogu toora mõte seisneb selles, et ilmutada Jumala ühtsust läbi ühtse toora. Võiks ju eeldada, et toora eelis seisneb ühtsuses ja mitte selles, et see koosneb 3 osast. Tooral ja käskudel on vahed. Teatud käske on Jumal andnud inimestele ka enne toora andmist. Noa ja tema järeltulijad on saanud 7 käsku. Abraham on saanud käsku teha ümberlõikamist. Juudid on saanud mitme käske kohe peale lahkumist Egiptusest, kohast nimega Mara. Nende hulgas käsku hoida sabatipäeva. Ühest küljest võiks öelda, et need käsud ei asu samal vaimsel tasemel kui analoogilised käsud peale toora andmist. Teisest küljest idee, et on olemas Jumala poolt antud käsud, eksisteeris ka enne toora andmist. Seega peamine põhjus, miks Šavoti püha tähistatakse just 3. kuul, on see, et sel kuul oli antud toora. Esimene Lubavitši Rebe, Alter Rebe, kasutab oma raamatus Tanja metafoori, et tänu käskude täitmisele muutub inimene vankriks jumalikkuse jaoks. Kuigi tänapäeval on juba olemas isesõitvad autod, siis vanker saab sõita ainult sinna, kuhu kutsar seda juhib. Vaatamata sellele jäävad vanker ja kutsar alati 2 eraldiseisvaks asjaks. Nad ei saa kunagi üheks. Toora õppimine asub aga hoopis teisel tasemel. Läbi toora õppimise muutub inimene Jumalaga üheks tervikuks. Tänu sellele läheb asi aga veel keerulisemaks. Kuidas on võimalik, et tänu toorale muutub inimene Jumalaga üheks asjaks, üheks tervikuks, kuid siiski oli toora antud just 3. kuul, mis viitab mitmesusele ja mitte ühtsusele. Tõeline ühtsus seisneb selles, et isegi siis, kui inimene teab, et on olemas mingisugune teine olemus, tunneb ta endiselt ühtsust. See, et inimene ei tea, et on olemas teine olemus, veel ei tähenda, et ühtsus, mida ta tunneb, on tõeline. Kuna kunagi ei ole võimalik teada, mis sellest inimesest saab siis, kui ta avastab teise olemuse. Alguses talle tundub, et kõik on selge ja arusaadav. Ja siis ta avastab asjaolu, mis keerab kogu tema maailmapildi pea peale. Kui inimene satub kohta, kus on olemas teine olemus, mis vastandub tema maailmavaatele ja väärtustele ning isegi seal tunneb inimene ühtsust, tähendab see, et tema on tõepoolest eriline. Sellises olukorras on 2 võimalust, kuidas inimene võiks käituda. Ta võib otsustada ignoreerida teist olemust, justkui see ei eksisteeri. Teine võimalus on see, et ta teeb teisest olemusest anumi ühtsuse jaoks. Kuid kui ühtsust tuntakse nii tugevalt, et iga olemus muutub anumiks ühtsuse jaoks, siis on tegemist tõelise ühtsusega. Need 3 lähenemist on seotud 3 kuuga, Nisaniga, Iyariga ja Sivaniga. Nisan on esimene kuu, millal Jumal ilmus juudi rahvale ja viis meid Egiptusest välja. Jumal ilmus ülevalt ja tal polnud mingisugust seost sellega, mis toimus all, meie materiaalses maailmas. Ja seega rahvas põgenes kõigest, mida sümboliseeris Egiptus ja selle rikutud ebamoraalne eluviis. Iyar on teine kuu. Terve selle kuu jooksul loendatakse homoripäevi, mille puhul on tegemist loomaliku hinge puhastamisega ja enese parandamisega. Sel kuul peab inimene tegelema alumiste materiaalsete asjadega ja neid puhastama. Materiaalsus jääb endiselt materiaalsuseks. Sellest ei saa jumalikkus,
Sellele vihjab ka nimi Ijar, mis on abreviatuurnimedest Abraham, Itshak, Jakov ja Rahel, vankri 4 ratast. Vankri mõte seisneb eneseannuleerimises, alistuses kutsarile, mis samamoodi ei ole seotud ühtsusega. Sivan on Toora andmise kuu, 3. kuu, millal võetakse 2 esimest asja, ülaosa ja alaosa, ning tehakse nendest 3. asja, mis on nendest mõlemast kõrgem, tõelise ühtsuse ja lõimumise jumalikkusega. Just selle tõttu oli Toora antud 3. kuul, kuna Toora mõte on ühtsus. Sel hetkel, kui inimene täidab käsku, annuleerub ta oma olemust, kuid temast ja käsust ei saa üks tervik, kuna endiselt on olemas see, mida käsiti teha, ja see, kes täidab käsku. Ainult Toora õppimise puhul muutub inimese intellekt üheks tervikuks Jumala tarkusega ja tahtega. Selles seisneb kolmesuse mõte, kui võetakse inimese intellekt ja Jumala tarkus ning moodustatakse nendest 3. asi, täielik ühtsus. Kuigi mitmeid käske on Jumal andnud ka varem, Toorat on Mooses saanud just Sinai mäel, mis võrreldes teiste mägedega on olnud kõige madalam. See samamoodi viitab vastandite ühendamisele. Kõige madalam alandlikkus, mägi, kõrgendus, uhkus. Selles seisnebki Toora mõte, vastandite ühendamine tõeliseks ühtsuseks. Häid Shavoti püha ja meeldivat Toora õppimist!